Loomaaia stammkunded teavad väga hästi, et puuridel on lisaks looma nimele ja sellele, kus kohast ta pärit on, sageli ka selline sildikene, mis seletab seda, kus kohast saab selle looma toitmiseks loomaaed raha, ehk kes on ühe või teise looma vaderiks. Kõndides aga natukene loomaaia puuride vahest eemale ja sattudes siia kompostimiskeskuse juurde, leiab loomaaia külastaja, et Tallinna Loomaaia kompostimiskeskuse vaderiks on Euroopa Liit ehk tema mitusada miljonit kodanikku, ükskõik millises siis Euroopa Liidu riigis. Vladimir Feinstein, ma tean, et loomaaed osales Euroopa Liidu toetusprogrammides. Kui palju te raha taotlesite? No me taotlesime, kokku oli vaja selle kompostimiskeskuse jaoks natukene üle 9 miljoni, saime 5. Ja muidugi Euroopa Liit ei ole vaderiks sellele asjale, ta lihtsalt toetas selle ehitamist. Ja ilmselt see Euroopa Liidu asi ongi muretseda niisugustest nagu meie. Loomulikult, mis te selle rahaga siis ära tegite, selle 5 miljoniga? Kogu selle platsi, siin on, te näete, hästi suur plats, siin ei olnud mitte midagi selle koha peal. Vanasti seisis siin üks konteiner, millesse koguti absoluutselt kõike, mis loomaiast tuli. Ma mõtlen biojäätmeid ikkagi, see, mis loomast jääb ja see, mida see loom ära ei söö. Ja kõik läks prügilasse, loomulikult raha eest ja loomulikult hästi kaugele Tallinnast. Aga nüüd te saate rahulikult siin oma platsi peal ja lisakulutusi ei ole, vastupidi. Te saate ju sellega hiljem midagi peale hakata. No jah, me enam ei osta, ütleme ka kasvumulda endale, vanasti me ka seda tegime. Muidugi see ei ole täitsa muidu, ikka inimesed peavad tööd tegema, traktorid peavad sõitma, kütust nad peavad saama, ega see muidu ei ole, nii et Euroopa Liit andis meile raha ja kõik nüüd jookseb edasi. Ise peame ka natukene pingutama. Aga selle eest on mulda nagu muda nüüd? Mudast ei tahaks rääkida, aga kui me vanasti viisime ära prügimäele, ütleme nii, loomaiast kuskil 1200 tonni, 1000 tonni, erinevalt aastast, siis nüüd seda läheb kuskil 800 tonni ja ma eksisin 200 tonni, 200-250 tonni. Ülejäänud 800-900 tonni me töötleme siin koha peal ja loomulikult sellest saame kasulikku materjali. Lähme vaatame, mismoodi see kompostimiskeskus töötab. Vladimir, mismoodi see tööprotsess käib siin? See algab muidugi loomast. Puuris, jah. Isegi söödaköögis, ma ütleks. Sealt see tuuakse kõik see kraam siia. Siin ta jõuab niisugusesse segistisse, kus ka purustatakse suuremad seal oksad, ütleme. Ja pärast juba siia. Nendes salvides on alates täitsa värskest materjalist alles siia saabunud. Ja praktiliselt valmis materjalini, mis vajab ainult sõelumist. Siin kompostimiskeskuse sees on küll selline lõhn, täpselt mida sa tahadki siis, kui oleks natukene kopsule tuge rohkem, selline õige töölõhn. Aga lähme üles, mis ruumid teil siin veel on juures lisaks? Siin me kasvatame vihmausse, mis täpselt samamoodi, mis on looduslik niisugune kompostimiskeskus, ütleme nii. Kolleegid. Jutumärkides, jah. Ja üleval ka putukaid, kes täpselt samamoodi toituvad igasugusest täimsest materjalist. Putukaid võiks vaatama minna? Lähme vaatama. Kompostimiskeskuse putukaid. Kompostimisprotsessis neid ei kasutata, aga inimestele aeg-ajalt näidatakse. Meil on tavaliselt talvel üks niisugune suur näitus, kus me oma külalistele näitame igasuguseid meie siin elukaid. Siin on mitte ainult komposti, näete, banaani ka saavad. See juba ei ole Euroopa ühendusest, see on kõik Tallinna linna rahadest. Ja nemad saavad siis selle kompostimiskeskuse kõige värskema toodangu, mis siin on segatud, siis tuleb siia puuri. See elukas tegeleb ja otseselt, ütleme, värske sõnnikuga. See on skarabeus, väga tuntud asi. Kas teile meeldib huvitav, kui ma teda silitaksin korra? Proovige. Üldse ei reageeri. Tundub natukene vehkis. See talle meeldis. Siis, kui talle meeldis, ta laseb tundad alla, ma tean. Midagi me ei raiska, kõik läheb kasuks.
Suur aitäh, Vladimir, selle ekskursiooni eest, aga teie, head sõbrad, kui te satute siia Tallinna loomaaeda, võtate kaasa piknikukorvi ja külitate kuskil mõnusalt murul, siis teadke, et see muld, mis selle ilusa rohelise muru on kasvatanud, on pärit just siit kompostikeskusest.